Tere! Täna on siin Pärnu Noorte Televisiooni stuudios meil külas Brianna ja ma küsiksingi kohe alguses, et kes sa oled ja kust sa tuled? Ja tere, ma olen Brianna, ma olen filmi režissöör, noor ja ma tulen Tallinnast täna, vahel tulen muudest kohtadest, näiteks välismaalt, aga täna olen Eestis. Ja. Mida on vaja ühe lühifilmi tegemiseks? Lühifilmi tegemiseks on vaja päris palju asju, väga palju motivatsiooni, eelkõige tahet, et igaüks saab teha lühifilmi, aga head lühifilmi on kindlasti võib-olla raskem teha. Aga selleks, et teha head lühifilmi, tuleb teha päris palju halbu lühifilme ka ja see on väga okei osa protsessist. Et üheks lühifilmi jaoks ühe lühifilmi tegemise jaoks on eelkõige, nagu me ütlesime, motivatsiooni, et sul peab ikka olema midagi, mida rääkida, see on kõige olulisem, et tegelikult see tehnika ei ole üldse nii oluline. Et eelkõige ikkagi see, et sul on mingisugune sõnum, mida sa tahad inimeseni viia ja sellest tulekski alustada. Ülejäänu on lihtsalt puhtalt juba selline lisaelement, et mis võib sinu sisu mõjutada, aga tegelikult tuleb alati jääda selle põhieesmärgi toetamise juurde nii-öelda, see on kõige olulisem. Aga kust sa üldse oma filmide jaoks ideid leiad? No võib öelda, et eks iga inimene leiab oma motivatsiooni kuskilt, kust tal endal see nagu tahe tuleb teha neid asju. Ma arvan, et mul on nagu, kui me mõtleme konkreetselt lugusid, siis mul tuleb väga erinevatest kohtadest tulevad need inspiratsioonid, et tihtipeale mul tuleb lihtsalt mingist ühest olukorrast, ühest karakterist või stiilist, et väga palju näiteks Pinterestis, sotsiaalmeedias ka jälgin nagu just seda visuaalset poolt, aga samas elust endast tulevad need väiksed lookillud ja hästi huvitav on näiteks inimesi jälgida, et kui sa oled enda ümber, sa oled uudishimulik, sa jälgid seda, mis su ümber toimub, siis sul on nii palju lihtsam koguda inspiratsiooni, et tihtipeale me olemegi eriti noored ja tegelikult täiskasvanud samamoodi, et oleme hästi palju nagu autopiloodi peal, kui me nagu teeme tavaelu asju, et kui me just kuskil nagu põnevas olukorras ei ole, siis me tihtipeale lihtsalt oleme telefonis, aga viimasel ajal aina rohkem ma nagu üritan vaadata enda ümber ka nendes igavates olukordades, bussis istudes näiteks, et tegelikult kui sa paned tähele, siis maailm on hästi põnev ja lõppude lõpuks me tahamegi ju filmides välja tuua ja näidata seda, mis meid huvitab ja uurida seda läbi filmi. Nii et filmi tegemiseks tuleb kindlasti mõelda, mille kohta sa tahad rohkem nagu teada saada, sest et kogu see filmi tegemise protsessi jooksul sa nii-öelda õpid ise ka seda teemat. Et tuleb olla uudishimulik. Ja kui enamus meist on tegemas filmi, siis me tavaliselt teame, mis seal juhtuma hakkab ja kõik sündmused ja kõik selline, aga keeruliseks osutub tavaliselt see dialoogi kirjutamine, et kuidas sinu arust kirjutada üks hea dialoog? Ja arvan, et dialoogi kirjutamine on tõesti, ta on nagu selline tehniline aspekt, millest ei saa üle ega ümbert, aga samas, mida rohkem ma olen erinevaid filmiprojekte teinud, siis ma olen aru saanud, et tegelikult mida vähem dialoogile keskenduda, seda tegelikult lihtsam või nagu seda efektiivsem on seda sisu rääkida, et kui sa võtadki oma selleks põhieesmärgiks nagu dialoogi kirjutamisega, et kuidas ma infot edasi annan, et okei, et nagu nüüd kaks karakterit räägivad sellest teemast, siis tihtipeale see läheb väga puiseks ja ma arvan, et üldse dialoogiga nagu ei tohikski alustada, et mida rohkem sa saad nagu rääkida oma filmis selle keskkonnaga ja selle visuaaliga ja inimeste liikumise ja kas või nagu hääletoon ja see tuleb kõik enne nagu seda konteksti, sest see, mida inimene ütleb, see on ju tegelikult põhimõtteliselt ebaoluline, kui sul on see saabtekst, et see ala kontekst või see peidetud sõnum on nagu palju olulisem. Aga jah, kui me räägime lihtsalt nagu tehniliselt dialoogist, siis kindlasti on hea nagu jälgida samamoodi seda, kuidas päriselt inimesed räägivad. Et nagu ma alati ütlen, siis tegelikult vaatajat ei tohi alahinnata, et vaataja on väga tark
ja tihtipeale filmi tehes me tunneme, et me tahame puust ja punaseks rääkida vaatajale, et näe, seda see karakter ütleb ja siis ta ütlebki välja, et ma nüüd lähen sinna ja ma teen seda, aga tegelikult vaataja, kui ta saab liiga palju informatsiooni, siis see muutubki ebausutavaks. Et tuleb panna ennast sellesse olukorda ja mõelda, kuidas ma ise nagu ütleksin, mida ma päriselt, kuidas ma reageeriksin. Sellepärast, et võib-olla ka näitlejad või filmitegejatel on hea õppida pisut näitlemist ka, sest et kui sa oled filmitegija, siis sa pead nagu ka kuidagi oskama endast leida selle näitleja poole, et mõelda nagu need sammud läbi, et kuidas ma nagu päriselt ise lavastaksin seda, samal ajal kui sa kirjutad seda stsenaariumit. Jah, vot. Aga kuidas siis üleüldse kirjutada üks kaasahaarav film? No ma arvan, et see kaasahaaravus tuleb, eks ta on igal ühel erinev, et mõni inimene kindlasti eelistab aeglasemaid filme, mõni kiiremaid on ju, mõni tahab filmi lõpus nagu küsitlema jääda, mõni tahab väga konkreetset tulemust, et see on kindlasti väga nagu inimese individuaalne selline inimesepõhine. Aga ma arvan, et mida ma olen ise ka aru saanud, on see, et film on kaasahaarav, kui sa saad aru, mis su karakteri nii-öelda eesmärk on. Et see on nagu kõige olulisem asi, et sa alati jääd nagu valida omale mingi konkreetse sihi, sa hakkad seda filmist rääkima ja siis nii-öelda jutustama ja siis sa nagu ikkagi jääd selle sihi juurde. Et eriti lühifilmides on hästi lihtne, mida ma ise väga palju olen teinud, et ma hakkan mingist teemast nagu hakkan seda arendama ja siis mu selle stsenaariumi loomise ajal mul läheb nagu aju nii palju erinevatest kohtadesse, et ma tegelikult unustan nagu ära selle põhieesmärgi, mida ma tahan rääkida. Ja vaatajal on hästi nagu raske jälgida, kui ta ei saa aru, mis on karakteri eesmärk. Ehk siis jah, kui sa tead, et su film on kaasahaarav, siis on pigem lihtne nagu alustada mingist kindlast eesmärgist, et okei, et mu tegelane läheb sinna või leiab midagi, nüüd tal tekib eesmärk, ta tahab seda saavutada ja siis ta lõpuks jõuab kuhugi välja ja areneb, eks ole. Et hästi lihtne võtta omale ette näiteks selline asi on nagu Dan Hamiltoni või kellegi Story Circle, et vist ühe sarja režissööril siis tegigi üks Story Circle ja seal on erinevad nagu punktid peal, et ongi mu karakter teeb seda, leiab midagi, maksab selle eest, areneb ja nagu näiteks ongi võtta omal niisugune mingi konkreetne nagu struktuur ette ja siis vaadata, kas see lugu nagu kattub sellega, et seda võib iga väiksema või suurema filmiga nagu teha, et headel kaasahaaravatel filmidel on alati need punktid nagu mingil määral täidetud. Et ja siis see kindlustab, et me alati nagu jõuame oma looga kuhugi ja vaataja on ka sellest kuidagi rahuldatud nii-öelda siis. Sinu film, mis sa tegid, oli lausa PÖFFi noorteprogrammis. Mida on vaja, et teha üks PÖFFi vääriline film? Jaa, ma arvan, et see PÖFFil käimine see tundus minu jaoks tegelikult palju suurem asi alguses, kui nagu see lõpuks oli, et kui see tehtud sai, siis oli mingi okei, et see et ikka on see, kui sa jõuad nagu mingi eesmärgini, siis sulle tundub nagu see eelnev protsess, et see ei olnudki nagu nii suur asi või et see oli nagu, ei olnudki nii raske, et see on tavaline, aga tegelikult oli sinna ikkagi ju konkurents päris suur, et mul endal oli ka võib-olla natukene nagu lihtsam sinna saada, sellepärast, et ma olen selles õpilaskategoorias juba nagu kõige kõrgemal, eks ole, et nüüd ma lõpetasin gümnaasiumi, mis tähendab seda, et kui need filmid olid vist mingi, ma ei tea, kas need olid 7. klass kuni 12. või kuidagi midagi niimoodi, on ju vist. No igatahes pigem ikka nagu selle varieerus ja ma olin nagu pigem selles kõrgemas otsas, et siis ilmselgelt mul oli palju nagu kogemust ka juba võrreldes mõne noorega, kes teeb alles oma esimest lühifilmi, eks ole. Et mitte, et ma ka nagu väga kaua oleks teinud. Aga ja, see oli hästi vahva kogemus, et vähemalt nagu teada ja näha, et hästi vastu tulevad ollakse, et nagu inimesed on ikkagi huvitatud sellest, mida noored teevad ja seda on hästi äge näha, sest et kui sa motiveerid noori, siis nendest noortest ju kasvavadki meie filmitegijad ja kindlasti tuleb innustada nende tegemisi. Vot.
Mis tundeid see tekitas, kui sa said teada, et oled pääsenud PÖFFi noorteprogrammi? Ja see oli hästi vahva tunne tol hetkel. See tähendas meie jaoks seda, et me saime selle stipendiumi, see oli hästi oluline, et me üldse saaks filmi teha. Filmi tegemine ilmselgelt ei ole tegelikult ju odav, eriti kui sa tahad teha sellist suuremaskaalalist projekti. Ja see tähendas, et meil on nagu ka rahaline võimalus see ette üldse võtta, sest et kuna me filmisime Tallinnast väljas, siis me pidime kõik liikuma autodega sinna ja kogu see tehnikarent ja kõik see, mis meil vaja selle filmi jaoks oli teha, oli ka kulukas. Nii et esialgu oli nagu see, et väga hea, et me saame nagu rahalise toetuse ja teiseks kindlasti see, et siuke lisaboonus, et me saame siis sinna PÖFFi programmi minna, mis tähendab jälle, et see on nagu võimalus inimestele avastada seda, mida me teeme ja nagu leida enda jaoks samamoodi siis uut nagu publikut, uusi kontakte, kellega siis seda filmi tegemise teemat kuidagi avardada, et ikka nagu kui sa teed oma esimesi lühifilme, siis sul on vaja kuidagi läbi selliste sündmustesse saadki saad nii-öelda sellesse maailma sisse, et alguses sa ei tunne kedagi, ega keegi ei tunne sind ja mida rohkem sa käid erinevatel sellistel üritustel ja näitad oma filme, seda rohkem inimesed sind teadma hakkavad ja seda rohkem sa leiad õiget kontakte, mis on hästi oluline aspekt igasuguste projektide tegemisel. Aga kuidas üldse leida enda filmi näitlejaid või kuidas teie filmi leidsite oma näitlejaid? Näitlejate leidmine on selline, ta võib olla väga kahte suunda minna, et siis kui sa alustad, siis sul ilmselt on kõige lihtsam võtta mingid sõpru, eks ole, lihtsalt sõpru, kes on nagu huvitatud ja kes ei ole nagu üldse võib-olla isegi tegelenud näitlemisega, see on ka okei, et esimestes filmides ma arvan, et see on väga normaalne. See annab nagu inimestele võimaluse avastada midagi, mis neile meeldib ja sulle ka võimaluse avastada siis seda esimese filmi tegemist. Aga tegelikult mida edasi, seda rohkem ma arvan, et tuleks nagu võtta inimesed, kes on päriselt näitlemisest huvitatud esialgu ja teisejärgulselt siis nagu päriselt sellega tegelenud ka, sest et nagu ikkagi seal on vahe, et kui on inimene, kes on näitlemist õppinud ja kes ei ole näitlemist õppinud. Et kuidagi hästi palju nendesse võib-olla Eesti lühifilmidesse ja üldse filmidesse nagu tihtipeale võetaksegi lihtsalt tutvuste kaudu inimesi, aga tasub nagu kontakteeruda erinevate, ma ei tea, kas näitlemiskoolide, näitlemisgruppidega, et kas või nagu võtta alguses ma arvasin, et kui mul oleks valida selle vahel, et mul on inimene, keda ma tunnen ja kes ei näitle või kui mul on nagu võõras inimene, kes näitleb, siis tegelikult on lihtsam isegi või parem võtta nagu see inimene, keda sa võib-olla ei tunne, aga kes on nagu näitlemisega tegelenud, sest et see lihtsalt avardab sinu enda silmaringi ka rohkem, sa õpid uut inimest tundma, sa näed teda värske pilguga, sa saad oma karakterit temasse kuidagi, sa saad teda kui karakterit tundma õppida, ta ei ole sinu jaoks enam nagu see inimene, keda sa nagu tunned igapäevaselt, on ju. Ja pluss on see ka, et ikkagi seal setil endal on väga suur vahe, et kas sul on päris näitleja või mitte. Mul on sellega naljakas lugu, et ühes mu eelmises lühifilmis oli Andrus Vaarik ja temaga oli selline lugu, et meil oli koolis minu 32. keskkooli, kus ma siis lõpetasin just vilistlane ja ta oli meile just, olime filmimas ühte lühifilmi, mis oli siis 50. juubeli jaoks meie koolis ja siis mul oli just järgmisel päeval pidi olema ka üks võte oma uue filmi jaoks, kus oli siis vaja nagu politseiohvitseri ja korraks, et oleks siis ülekuulamisstseen nii-öelda. Ja siis meil tuli sõpradega ja filmitiimiga tuli selline mõte, et okei, aga meil on põhimõtteliselt see sama setup üleval juba seal, kus me seda intervjuud teeme. Et oligi lihtsalt must ruum, et äkki me paneme sinna mingi politsei mingi mantli või asja taustale rippuma ja siis mängimegi ära, et see on, et on politseiohvitser. Ja oligi siis niimoodi, et umbes 15 minutit enne seda intervjuud ma siis läksin, tervitasin Andrus Vaarikat ja
paari teist külalist, kes meil seal olid ja siis niimoodi mööda minnes ma ütlesin, et peale seda intervjuud, et tegelikult meil on veel üks lühifilm, mida me filmime, et kas sa tahaksid olla meil politseiohvitser umbes 5 minutit, et me võtame 3 kaadrit siit-sealt ja 3. kohast ja siis ongi valmis ja ainult 3 lauset on, mida peab ütlema või noh, tegelikult põhimõtteliselt 1 lause. Siis ta oli mingi jah, teeme ära. Siis ma mingi, okei, see just juhtus, et nagu müüke võimalus ja ta tegi seda nii valatult. Lihtsalt istus maha, kujutas, ma isegi rääkinud talle eriti karakterist midagi, vaid ta ise kohe nagu leidis endas selle rolli üles ja siis ütleski need paar lauset nii veenvalt ära, et me lihtsalt kõik mingi vaatasime, mingi vau, see on inimene, kes on aastaid nagu tegelenud sellega, et me oleme ikka harjunud, et õpilastest näitlejad on ja see oli hästi lahe kogemus ja vot, nii et vahel juhtuvad sellised asjad, et tuleb lihtsalt julge olla ja sa võid saada oma filmi näitlejad, keda sa ei oleks kunagi kujutanud ette, et nad tulevad sinu filmi lihtsalt sellepärast, et sa küsid, et alati tuleb julgeda nagu küsida. Vot. Jah. Millised olid siis kõige tüüpilisemad või kõige meeldejäävamad filmiapsakad, mis filmide tegemisel on juhtunud? No mida aeg edasi, seda vähem neid apsakaid tekib ja tekib ka aina vähem pinget setil, et väga tüüpiline asi on see, et lihtsalt halb organisatsioon on või organiseerimine on siis halb, eks ole, et ettevalmistus ja preproduktsioon on kehv, et kui sul on hea preproduktsioon ja väga sihuke läbimõeldud projekt, siis on ka nii palju vähem pinget setil ja kõige üks olulisemaid asju on see, et kui sa lähed päriselt filmima, et sul oleks selle hea meeleolu, sest et filmivõtte periood, need tunnid on tavaliselt pikad, enamasti tulebki 1-2 päevaga ära teha, need asjad on ju, kui me räägime lühifilmist ja tunnid võivad olla väga pikad, inimesed on väsinud, inimesed on võib-olla ärevil, et eriti need, kes tegelevad selle tehnilise poolega, et kui midagi ei tööta, et kõike seda saab nagu planeerimisega ennetada. Et põhiliselt vead, mis meil ongi juhtunud, on see, et midagi on maha jäänud ja siis tuleb nagu mingi tunnike läheb raisku, et see siis ära tuua, eks ole. Et kõige parem soovid oleks lihtsalt väga ette valmistada need asjad, et mida sa saad kontrollida, sest et filmi tegemisel lihtsalt alati läheb midagi valesti. See on lihtsalt kuidagi vältimatu, aga mida vähem sa saad ennetada või mida rohkem sa saad ennetada, seda parem on. Miks te otsustasite sellise filmi kasuks selle asemel, et teha näiteks mingis muus filmikategoorias film? No me tiimiga, me olime just teinud ühe komöödia eelmise filmina ja mulle hullult meeldis seda teha, aga ma teadsin, et ma tahan nagu katsetada erinevaid žanreid, et nüüd meil oli selline pigem draama seekord ja ma ei olnudki vist võib-olla ühe korra olin draamat teinud, aga ma lihtsalt tahtsin proovida erinevaid asju ja me valisime selle žanri, sest et võib-olla me otseselt ei valinudki seda. Mina kui nagu stsenaristi ja režissöörina siis selliselt nagu tuli loo käigus, et ma teadsin ja ma jällegi alustasin sellest, et mul tuli selle filmiga tulid kohe karakterid pähe ja tuli asukoht, et ma teadsin, et ma tahan filmida seda suvel ja kuskil sellises põllumaastikus, sellises külas kuskil. Ja lõpuks me seda tegimegi ja siis see lugu hakkas nagu ise arenema ja siis me lõpuks tuligi nagu selline dramaatiline, et ma arvan, et filmi tegemist ei peagi alustama nagu sellest, et sa võid alustada ükskõik kust, eks ole, et see ei pea olema, et ma teen nüüd selles žanris, ma teen nüüd selle temaatikaga, ma teen nüüd seal, on ju, et see võib tulla nii väikesest asjast, see on nagu mingi väike idu, mis sa leiad ja siis sa hakkad seda kogu lugu nagu selle ümber ehitama ja tunnetad, mis on õige. Kuidas te saite 5-miinuselt loa nende muusikat kasutada? Ja see oli üsna selline ulmeline idee, et äkki me saaks teha nendega koostööd, aga jällegi see oli selline küsimise asi lihtsalt, et meil oligi stsenaarium oli valmis ja kuna see, mis sa tegid, laul oli nii oluline aspekt sellest, siis muidugi
ilma selle loota seal tiitrite lõpus ei oleks olnud seesama, eks ole. Ehk siis mida me tegime, oligi see, et me lihtsalt võtsime ühendust, küsisime, rääkisime oma ideest, me olime juba selleks ajaks saanud stipendiumi, ehk siis kuidagi tekkis nagu võib-olla niisugune väike lumehelbe efekt või lumepalli efekt, et et esimesele inimesele kirjutad, et mul on see mõte, blablabla, siis ta mingi, vau, ja ma aitan teid, ja siis juba kolmandale inimesele kirjutad, et okei, et kuule, et me saime sinna festivalile ja meil on nagu see rahast, see ja siis ta mingi, tundub väga suur ja tore projekt, ja siis aina edasi, et tegelikult sa saad väga palju, kui sa lihtsalt küsid ja julged küsida. Ja nad olid ka väga vastutulelikud ja neile meeldis see mõte. Ja niimoodi me saimegi neilt siis loa kasutada, sest me ei olnud ka teadlikud eriti nendest üldse muusika kasutamisest. Eestis on võib-olla kuskil välismaal või Ameerikas või mis iganes me nagu YouTube'ist õpime ja seal on nagu see copyright teema, aga kui Eestis kuskile festivalile saata, siis me isegi ei teadnud, et kas nagu tuleb küsida või mitte, aga alati on parem küsida igaks juhuks. Vot. Kuidas saada oma filmi jaoks üldse sponsoreid, kui teil üldse filmil oli sponsoreid? Ja meil oli tegelikult üks päris suur sponsor, et meil oli tegelikult LHV oli meil sponsor, kes toetas meid 500 euroga, ehk siis meie filmi eelarve selleks konkreetseks filmiks oligi 1000 eurot, mida me siis ise ei pidanud maksma, mis oli väga hea, sest et enamasti ikka need filmiprojektid tulevad omaenda taskust, oma filmitegijate taskust. Ja see oli esimene projekt, kus me olime nii-öelda rahaliselt vabad ja isegi teenisime natukene kasumit erinevatelt linastustelt. Nii et ja ma arvan, et sponsorite küsimise või otsimisega on sama asi, et sa pead julgema küsida, et praktiliselt näeb see välja niimoodi, et sa teedki omale, mina teen Drive'i tavaliselt väga suure kausta, kus mul on erinevad need aspektid ja mul ongi üks osa neist on turundus ja siis teed omale tavaliselt me teeme nagu listi või minu first AD ehk siis režissööri assistent teeb seda tavaliselt või produtsent, et ta kirjutab mingi meili põhja valmis, meil on juba eelnevatest projektist nüüd olemas. Sa saadadki lihtsalt välja erinevatele firmadele ja mida rohkem sa saadad, seda suurem võimalus on, et keegi aitab sind ka ja alati selle küsimisega on niimoodi, et võib-olla ei julge küsida, sest et miks keegi peaks sulle midagi andma, aga tegelikult sa ju pakud neile samamoodi vastus, et promo ja pakud neile seda, et tihtipeale teedki mingid stories'id või asju või mis iganes teil nagu vaja teha, et see on tegelikult mõlemale nagu sihuke pluss või selline, mõlemad saavad sellest kasu. Näiteks meil oli ka Vitamin Well ja siis veel paari söögikohta olid ja Vitamin Wellile me tegimegi setil siis paar videoklippi ja LHV veel postitas meid ja Vitamin Well postitas ja näiteks Vitamin Wellil ei ole raske anda meile nagu paar kasti juua, eks ole, vett ja et nemad saavad nagu natukene jälle ennast promoda. Et tuleb jällegi unistada lihtsalt suurelt, et LHV-le me ka lihtsalt olime mingi, et ma ei tea, meil on liiga, nagu me ei saa selle eelarvega ikka, me ei tule välja kuidagi moodi, aga ja siis meil tuligi siuke hull idee, et ma ei tea, lihtsalt nagu helistame, küsime LHV-lt, et vaata, mis saab ja helistasime ja tavaliselt sellistel ettevõtetel on ka mingi eelarve, et nad on olenud ettevõttest, aga paljud ettevõtted ongi nagu hästi aldid nagu toetama noori ja neil on nagu eraldi isegi oma, nad teevad seda päris tihti isegi või tavaliselt on mingi süsteem juba välja mõeldud, eks siis tuleb küsida. Jah. Aga mida filmi sa üldse kokku oled teinud? Ma olen teinud 4 filmi, lühifilmi ja siis päris palju lihtsalt ka erinevaid videosid erinevates formaatides, et nii ütleme kokkuvõtvaid videosid sündmustest, koolile tegin palju sündmuste treilereid, jah, selliseid asju on hästi palju, et need kõik väiksed projektid ka hästi palju toetavad nagu su filmi tegemist, kui sa teed ainult suuri projekte, siis ma arvan, on nagu raske aru saada oma
no võib-olla areneda on nagu kergem, kui sa vahepeal teed väikseid projekte ja siis üritad aru saada, harjutada mingeid erinevaid aspekte oma tegemistest ja siis sa teed selle suure projekti, kus sa siis kõik need teadmised nii-öelda paned kokku. Ja. Aga kas neid filme saab kuskilt näha ka? Ja meil on näiteks, kui ma nüüd 10 ajal tegin, siis meie 32. keskkooli YouTube'i lehel on päris paljud asjad üleval, enamus, mis ma olen teinud, aga siis on mingi 2 lühifilmi, mis on ka minu kanalil, et Brianna Perens olen muidu YouTube'is ka minu nimi lihtsalt, et ma ei tea, kas need veel on sinna üles jõudnud, vist ei ole. Meil on ka see, et mul on praegu 2 viimast filmi, neid ma veel ei tahagi YouTube'i panna, sest et nad käivad veel see aasta festeritel ja siis on nagu huvi suurem, et kui inimesed saavad koha peal vaadata neid, siis on parem veits. Ja. Aga meil on ka niimoodi, et me laseme sotsiaalmeedias erinevatel fännidel küsida küsimusi. Nii et täna on näiteks tulnud selline küsimus sulle, et mis sind filminduse poole tõmbab? Jaa, ma hakkasin filmist huvitama tegelikult otseselt, 10. klassis hakkas mul päriselt nagu filminduse vastu huvi tekkima, et meil olid ka filmifestivalid ja teised inimesed mu ümber tegid filme ja see oli nagu hästi äge. Kogu see varieerivus selle ala juures, et sa saad veeta aega inimestega, koostööd teha. See on hästi nagu süstemaatiline, sa võid valida tehnilise poole või loova poole või kunstilise poole või mis iganes nagu selles filmis endas, filminduses saab nagu nii palju erinevaid asju teha. Aga eks mul on alati ka olnud nagu sellise loomingulise iseloomuga, et ma olen väga palju kirjutanud. Ma väiksena lavastasin väga palju oma mingi mänguasjadega nagu erinevaid mingeid lõin nagu maailmaid ja ehitasin erinevaid mingeid proppe neile ja siis hiljem hakkasin nagu joonistama hästi palju ja siis kogu aeg ma olen nagu see loo kirjutamine ja maailmade loomine, karakterite arendamine on väga nagu oluline osa minu elust alati olnud. Ma ei ole kindel, miks võib-olla, eks see on minu viis kuidagi maailmast aru saada siis võib-olla. Ja me oleme siin BNTV-ga alustamas sellist uut traditsiooni, mille käigus siis iga intervjueeritav küsib siis järgmiselt intervjueeritavalt ühe küsimuse ja eelmine külaline oli meil Laura Kiviselg, kes küsis sinu käest lausa mitu küsimust, ma kohe loen ette. Et esimene oli see, et kuidas sa selle huvini jõudsid? Sellega sa vist vastasid sellele eelmisele ära. Ja siis oli, kuidas sinu lähedased filminduskarjääri üldse suhtuvad? Ja kindlasti väga toetavalt, et enamus minu lähedased inimesed, kes mul praegu selle elu hetkel ongi tulnud kas kuidagi filminduse kaudu, koolist, erinevate projektide läbi. Et ma olen väga palju lihtsalt sõpradega koos teinudki neid projekte ja samamoodi mu pere on alati väga toetav kõiges, millest ma teen, et nad juba teavad, et selles mõttes, et ma unistan nagu suurelt ja ma kogu aeg teen midagi, nii et nad isegi ei üllata ja mul on hea meel, et nad toetavad seda kõike. Seda on väga tore kuulda. Ja siis on veel, et kuidas sa sellega üldse toime tuled filminduse kõigega? Ja see võib olla üsna kurnav ala, et inimesed, kes teevad filmindust, siis niimoodi päriselt nagu professioonina, vabakutseliselt, nende jaoks on see, eriti Eestis, see võib olla väga kurnav, et me oleme kuidagi, kui võrrelda näiteks mingi Ameerikaga, kus on nagu see filmi industry või see on nii-öelda nagu, ta on veidi võib-olla rohkem tasustatud ja seal on rohkem seal on võib-olla natukene lihtsam selles mõttes karjääri nagu hoida, et päriselt ka elada ära filmist. Et ma arvan, et tihtipeale ongi raske see, et kui teha meediat, siis ongi, et küsida nagu midagi selle eest, sest see tundub nagu hobi, aga tegelikult see on raske töö, mida me oleme aastaid nagu õppinud. Et kõik väiksed projektid, kas või sellised intervjuud ja kooliprojektid ja kõik see on nagu mingisugune põhi, mis me oleme endale ja oma ajaga nagu õpetanud, on ju.
et see, et ma lähen korra pildistama või lähen filmin mingi kerge video ära, see tundub minu jaoks nii lihtne, aga tegelikult ma peaksin ikka selle eest ju julgema küsida midagi, kui see on nagu tellitud teenus nii-öelda siis. Et pead aru saama, et mis su väärtus on. Vot. Ja üldiselt filmides on hästi äge, ma arvan, et see annab hästi palju vabadust, et ma tahangi seda endale karjääriks ka, sellepärast et ma olen selline inimene, kes väga ei suuda 9–5 ma arvan töötada, et stabiilsust on ka vaja elus, aga ma pigem nagu tõmbun selle poole, et mul on enda vaba valik luua oma graafik ja ütleme, et filmides ei hakka sul kunagi igav, et iga projekt on nii erinev, toimub erinevate inimestega, toimub erinevates kohtades ja on nii omanäoline iga kord, nii et sul ei ole ühtegi projekti, mis korduks. Nii et see on hästi siuke, annab energiat juurde, eluenergiat. Ja nüüd ongi siis sinu kord küsida meie järgmiselt intervjueeritavalt Joosep Järvesaarelt mõni küsimus. Ma arvan, et ei vaja selgitust või ta on see Peeter Tersi laulja ja ta Eesti Laulu poolfinaalis oli, nüüd läheb finaali. Et mida sa tahaksid küsida? Ja lauljalt. Ma ütleks, et ise olles ka natuke laulmisega tegelenud on võib-olla huvitav teada, et ütleme, et kust tuleb inspiratsioon lüürikale, et lüürika on umbes nagu, ta on ju natuke nagu luuletamine, et see on tihtipeale selline küsimus tekib endale, et mida nagu, et jällegi nagu filmidialoogiski, et me võime nagu kõik välja öelda lihtsalt, mida me tahame öelda, aga tegelikult meil on nii palju seda subteksti ja alateksti ja peidetud nagu sõnumeid, et võib-olla kuidas siis teha see valik, et mis sõnu just kasutada ja kui palju nagu välja öelda, kui palju peita. Võib-olla midagi sellist, ma ei tea, kas on liiga lai küsimus. Ei, ma arvan, et väga kuidagi sõnastada ära selle. Jaa, ikka. Ja. Aga see ongi viimane küsimus siis ja aitäh tulemast ja meile filmindusest rääkimast. Aitäh teile! Oi, kui armas! Nii tore, et kutsusite mind siia intervjuule. Aitäh sulle! Ja aitäh sulle ka!